Tere! Täna räägime sellest, kuidas nutikalt poes käia. Kõigepealt tasub alustada sellest, et teha endale valmis üks korralik poe ostunimekiri. Kui sa oled inimene, kes käib poes pigem harvem, näiteks nädalas korra, siis kindlasti tee endale ka üks korralik nädala menüü valmis. Nii hoiad poes kokku raha ja aega. Samuti tasuks enne poe ostunimekirja tegemist üle vaadata oma praegused varud. Vaata, mis on sul olemas juba külmkapis, sügavkülmas kui ka kuivaine riiulil. Ma kutsun kõik üles pigem ostlema mõistlikult. Osta täpselt nii palju, kui sul tegelikult ka vaja on. Ja kui sul jääb ideedest puudus, mine Coopi kodulehele ja vaata ägedaid retsepte just sealt. Nädalamenü koostamisel on mitmeid eeliseid. Näiteks hoiad sa kokku aega, sest sa planeerid oma menüüd kord nädalas ja ei mõtle sellele igapäevaselt. Lisaks sellele hoiad sa kindlasti kokku ka raha, sest ära jäävad igasugused emotsiooniostud ja su toidukogused on läbi mõeldud. Mis mulle kõige tähtsam on see, et su toit on ka tervislikum, sest läbimõeldud menüü on alati mitmekülgsem. Kui sa aga ei ole nädalaplaani tegija, siis soovitan sul oma varudel igapäevaselt pilk peal hoida ja koostadagi oma menüü vastavalt nendele olemasolevatele toiduainetele. Ning korraga vähem ostes püsib sinu toit ka alati värske. Otse loomulikult on väga mõistlik hoida pilk peal ka toiduainete säilivuskuupäevadel ja poodi minnes osta vaid puuduvad toiduained. Kui ostunimekiri valmis, siis pea sellest kinni. Ära viska korvi igaks juhuks asju, mida sa tegelikult osta ei plaaninud. Ja minu soe soovitus, ära kunagi mine poodi tühja kõhuga. Nii satuvad sinna toiduained, mida sa tegelikult ei vaja. Nii et enne kui poodi lähed, koosta poe ostunimekiri, mida saad väga mugavalt teha e-Coopis ning kauba kulleriga koju või toidukappi tellida.